nagu teate, siis meil see aasta jõulupidu ära ja me igal aastal siis premeerime ühte teist, kes on eriti tubli olnud. Muidugi te kõik olete hästi tublid olnud, aga igal aastal me peame kellegi esile tõstma ja sellel aastal ma hindasin visadust, kohal käimist, kohusetunnet ja muud siukest särtsakust ja mõnusat olemist ja minul jäi silma see aasta Ilja. Mul on sulle selline auhind. Ilja, kas sa oskad mulle öelda selle aasta kõige eredam mälestus, mis sul on trennist? Võistlused. Võistlused? Äge. Соревнования летом. Esimeseks alustan enda grupist siis. Mina annaksin selle tunnustuse see aasta ühele noorele, kes on nii-öelda, ma arvan, et viimase aasta või natuke isegi peale muutunud palju avatumaks, suhtleb vabalt. Et selles mõttes on lihtne asju ajada ja ma arvan, sportlikus mõttes on ka sisu, et kui ta ise seda loomulikult tahab. Et mina tahaks, kas te oskate arvata, kes on? Ei tea. Igal juhul emmale tahan mina anda selle aasta auhinna. Ma ei tea, lihtsalt üldiselt meeskonna vaim. Ja et nagu kõik hoiavad kokku ja. Riho Grupi auhind, ma arvan, et suurtest tüdrukutest, kes siin kõige rohkem treenib ja on olnud väga tubli. Ja mulle meeldib ka, et sa oled kuidagi hästi olnud viimasel ajal hästi nagu, mul tundub nagu treenimist ka nautima hakanud, et suudad võtta seda asja nii-öelda natukene võib-olla nagu, et ei tundub, et sul ei ole mingist väga suuri pingeid peal, et sa teed nagu trenni ja naudid seda. Vot, nii et Grete. Läks, edasi. Läks. Ja sellest grupist olen mina valinud välja ühe noormehe, kes käib trennis ka siis, kui tal tegelikult trenni ei ole, kes on kohal igal võistlusel ja igal laagris ja lisaks sellele teeb ka jube head nalja. Ja see on Kevin Oskar Kivimäe. Tule siia. Esimene laager, ma arvan. Siis kuidas meid seal hakati nagu kiusama ja siis ma arvan, et võib-olla mammaste laager, kus ma panin, ei saanud pidama ja siis kukkusin kõigi ees porisse, nagu teie hooga porisse. Ma arvan, need on need, mis mul kõige paremini meelde on jäänud. Ma kutsuksin Jakobi siia. Jakob on niisugune, ma arvan, varsti päris tulihingeline spordipoiss, mulle tundub. Jakob on hea. Näed, sinule siis kuulub selline suusakooli auhind 2021. Kas sa ütleksid mõne sõna, mis sulle on siis möödunud aastast meelde jäänud? Tegelikult sa liitusid meiega umbes täpselt aasta tagasi, kui lumi maha tuli, oli nii? Siis sa olid lasteaiapoiss. Ma on jäänud sellest aastast meelde, kui ma Valgaugusse mäeluvõistlustel viimaseks jäin. Aga näed, sellest ei ole ka mitte mingit lugu. Näe, lõppkokkuvõttes läheb tõenäoliselt ikkagi asi ainult paremaks. Tubli, jätka samamoodi. Minu suuremate rühma autasu saab inimene, kes on tegelikult käinud vist kõige vähem trennis, aga on olnud kõige inspireerivam ja kõige rohkem märganud iseenda arengut ja see on Helene. Jaa! Palun? Kas sul on mingi mõni äge mälestus sellega seoses? Minu kõige lahedam mälestus on ka Eeriku laagris, eriti kui vihma sadas ja hästi kiiresti siin ja rüdikatega mäest alla sõitis oli. Vau, vabustamist on mäele. Hullud. Nii äge, aitäh sulle selle eest. Aitäh. Minu vanematest sel aastal ma tahaksin tunnustust avaldada Karoliinale. Mulle meeldib, kuidas Karoliina on hakanud huvi tundma enda suusatamise ja siis selle edenemise asjus. Seda on tore näha ja ma loodan, et see on sulle väikseks nii-öelda julguspaketiks, et sa ikkagi paneksid edasi ja käiksid meiega julgemalt.
tubli. Esmaspäeval oli väga raske trenn. Väga raske trenn. Jaa. Värske mälestus. Nii, aga lähme edasi. Ma arvan, et kõige suuremat aplausi vääribki järgmine koht, kus me kulutame välja meie terve suusakooli kõige sportlikumalt edukama noore. Ja üllatus, sellest Rannakülast on saanud Elisabeth kool juuniorid MM-il ja ma arvan, et see on asi, mida niipea ei juhtu meie suusakoolis üldse. Tule siia. Kas sul on midagi põnevat oma? Ma arvan, mul neid liiga palju, et siis midagi kohe niimoodi välja tuua. See nõuab natuke pikemat mõtlemist, aga need on... Teeme eraldi saata sellest. Põhjus juuniorid MM tõenäoliselt on üks mälestus, jah? Jah, aitäh.